Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid ja head televaatajad! Ma arvan, et kõik, kes tähelepanelikult kuulasid ja jälgisid seda ettekannet, said nähtavasti kohe aru, et tegu on järjekordse eelnõuga, mis kahjustab Eesti riiki. Ja tegu on eelnõuga, millega võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv ja mis tegelikult muudab Eesti sisserändepoliitika alustalasid ja tegelikult seab ohtu riigi suutlikkuse ise oma tulevikku kujundada. Eelnõu keskne muudatus võimaldab välismaalasel vahetada tööandjad ilma uut elamisluba taotlemata. Piisab üksnes töökoha vahetuse registreerimisest. Sisuliselt tähendab see, et riik loobub kontrollimehhanismist, mis seni sidus elamisloaga konkreetse tööandja ja tööga. Tulemuseks on olukord, kus inimene tuleb Eestisse ühe töökoha ettekäändel, kuid liigub seejärel vabalt edasi ilma sisulise kontrollita. Eelnõu kohaselt võib välismaalane olla Eestis töötuna kuni 9 kuud, peaaegu aasta. See muudab sisserände loogikat ju täielikult. Kui varem oli töö kaotamine selge signaal riigist lahkumiseks, siis nüüd tekib väga pikk ooteperiood, mille jooksul võib inimene siis lihtsalt siin olla ja kas töötada mustalt või kurnata siis meie sotsiaalsüsteemi. Ja toon siinkohal ka ära, et välismaalaste töölevõtmisega seotud seadusrikkumiste arv on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Kui 2021. aastal registreeriti 380 rikkumist, siis 2024. aastal juba 524 rikkumist ja juriidilisi isikuid võeti vastutusele 38 korral. Mis tähendab tegelikult, et selle asemel, et neid nõudeid lõdvendada, peaks tegelikult karmistama. Ja kõige vastuolulisem osa eelnõust on ju sotsiaaltoetuste laienemine võõrtööjõule. Eelnõu kohaselt makstakse neile vanemahüvitist, võimaldatakse puuetega inimeste toetusi, antakse juurdepääs pensionikindlustusele ja võimaldatakse töövõimetoetust. See tähendab, et inimene ei pea olema pikaajaline maksumaksja ega Eesti ühiskonda püsivalt panustanud, piisab lühiajalisest töötamisest, et saada osa hüvedest, mida me oleme riigi ülesehitamisel eelkõige oma inimestele loonud. Selle eelnõuga nihutatakse sisserände ja tööturu küsimused, mis on otseselt seotud riigi kestlikkuse ja identiteediga, üha enam Eesti enda otsustusõigustest eemale. Selle asemel, et avada uksed võõrtööjõule, tuleks keskenduda sellele, kuidas tuua Eesti inimesed tagasi tööturule, kuidas tõsta tootlikkust ning kuidas toetada peresid ja rahvastiku kasvu. Me oleme väike rahvusriik ning sellised Euroopa Liidu direktiivid on meie jaoks ohtlikud. Ja seetõttu teeb EKRE ettepaneku antud eelnõu teine lugemine katkestada. Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Kui me asusime siin Riigikogus täitma oma ülesandeid, siis me andsime vande olla ustav põhiseaduslikule korrale. Eesti Vabariigi põhiseadus paragrahv 1 ütleb järgmist. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik ning Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Mis iseseisvusest ja sõltumatusest me saame siin saalis rääkida, kui meile öeldakse, et me peame direktiivi üle võtma, et me peame järgima seda, mida on direktiivis kirjutatud? Kas see on iseseisvus? Kas see on sõltumatus?
Toome lihtsa näite. Mul on maja, isiklik maja ja selle ümber aed, kus ma peaksin saama toimetada rahulikult, panna oma põllulapile maha seda, mis mulle meeldib, ja teha süüa sellel kellaajal, mis mulle sobib. See on iseseisvus. Aga kui mingisugune naaber või naabrite punt tuleb, ütleb, et ei, pane oma põllulapp kinni, pane muru alla ja süüa võid ainult hommikul ja õhtul, mitte lõunaaeg, siis see enam ei ole iseseisvus. Ma sõltun kellegist. Ja nende kahe lihtsa näite varal ma tahakski öelda ja püstitada küsimuse, kas Eesti on ikka veel iseseisev ja sõltumatu või see on ainult ilus mälestus sellest, mida meie eelkäijad põhiseadusesse kirjutasid. Minule isiklikult tundub, et põhiseaduslik kord on ohus, kui mitte juba täielikus ohus. See eelnõu on sama saatanlik nagu eelminegi, sest see hävitab ka veel selle, mis on kirjas põhiseaduse preambulas. Selle eelnõuga me hävitame selle, et Eesti rahvus, kultuur säiliks läbi aegade. Ma ei hakka kordama seda selgitust, mida ma eelmises eelnõus käsitlesin. See on saatanlik plaan Reformierakonna ja Eesti 200 poolt. Seda ei tohi toetada. Ja aitäh, ja eesistuja ja head kolleegid, ettekandja, eeskõnelejad. Mul on tegelikult nii kurb meel tõdeda, et me ei aruta siin tegelikult eelnõud. Eelnõu peaks olema selline asi, me oleme seadusandjad, eelnõu peaks olema siin selline asi, mida me seadusandjatena arutame ja võtame vastu kui mingit asja, mis hakkab kujundama meie riigisisest elu nii, et see oleks meie hüvanguks, meie riigi hüvanguks, see järgiks meie põhiseadust, see väljendaks seda, milleks Eesti riik on loodud, see väljendaks meie iseseisvust, meie suveräniteeti, suveräänsust kõikides küsimustes. Aga see ei ole eelnõu. See on direktiiv. Sellest on siin täna palju räägitud, seda sisu on siin avatud. Ja mis mulle nagu isiklikult selle direktiivi juures võib-olla kõige rohkem muret teeb, on see, et kui ma vaatan praegu, kuidas meie, Eesti inimesed, peavad oma igapäevaelus toime tulema, see, kuidas nad pääsevad liikuma, kuidas nad pääsevad arsti juurde või kas nad elavad palgast või nad elavad toetustest või kas nad elavad väärikalt või nad elavad ebaväärikalt. See ei ole üldse oluline. Oluline on see, et need, kes tulevad, nendel oleksid siis ühtselt kõik hüved ja võimalused tagatud. Ma võiks nagu siin natukene ka unistada, aga see ei olegi mõtet unistada, need näited on maailmas olemas, kuidas käituvad iseseisvad riigid. Ja neid ei saa kuidagi süüdistada mingisuguses suletuses või kellegi vaenamises. Ei, nad mõtlevad iseseisvalt, nad mõtlevad oma riigi peale, nad mõtlevad oma inimeste peale. Nad võtavad sisse välistööjõudu. Välistööjõud saab alati tulla, saab teenida raha, saab teenida isegi head raha. Aga teha seda ainult nii kaua, kuni nad teevad seda tööd, milleks nad on tulnud sinna riiki. Kui nad jäävad töötuks või kui nad lõpetavad töö tegemise, lõpetavad töösuhte selle tööandjaga, kelle kaudu nad on sinna riiki tulnud, need kokkulepped on riigi ja tööandja vahel olemas, siis kõik lõpeb. Head aega. Sinu töö on tehtud.
sa oled saanud need hüved, sa oled saanud selle palga siit meie riigist. Aga nüüd, head aega, pensioni sa ei saa siit, eks ole, lähed koju. Ja kui ma nagu mõtlen, et ma olen käinud sellistes riikides ja siis, kui ma olen küsinud, et miks Eesti ei saa niimoodi teha? No, võite 3 korda arvata, mis vastuseks öeldakse. Me ei saa, sest me oleme Euroopa Liidus. Ja iga kord, see ei ole ainult selles valdkonnas, mida me täna siin arutame, iga kord, kui seda öeldakse, me ei saa teha seda, teist või kolmandat, sest me oleme Euroopa Liidus, siis minul on ainult üks küsimus. Kui me ei saa teha seda, mis on meile riigi ja rahvana vajalik, kasulik, mis on meile hüve, siis minul on küsimus. Miks me seal Euroopa Liidus oleme? Aitäh. Aitäh ja järgnevalt Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid. Ma kuulasin siin neid eelnõu tutvustusi ja kõike ja mure mõte on ja mure tunne on, süda valutab, sellepärast et see on ju põrgutee, mida need eelnõud sillutavad. Ja selle põrgutee nimi on Eesti rahvusriigi likvideerimine. Sõna otseses mõttes oma kätega, oma eelnõudega, oma parlamentaarsete otsustega Eesti rahvusriigi likvideerimine. Ja mul on küsimus, lugupeetud koalitsiooni liikmed, kas te juba olete registreerinud ennast vene keele kursustele? Sest siia tulevad ju eelkõige slaavlased ja nad räägivad siin kõik vene keelt. Ükskõik, kas nad tulevad Ukrainast või Kasahstanist või Usbekistanist, nad räägivad siin vene keelt. Kas te olete registreerinud ennast juba vene keele kursustele? Sest järgmises koosseisus, tänu nendele eelnõudele, mida te siin läbi surute, tööjõu vajaduse nime all, tuleb päevakorda juba vene keele kehtestamine Eestis teise riigikeelena. See on see, mida te praegu teete siin. Ma saan aru, et teil mõtlete mingisuguse poole aju poolkeraga. Ei oska näha ette demograafilisi protsesse, majanduslikke protsesse, sest mis on teine pool? Tassite siia karjade kaupa venekeelseid, aga eestlased lähevad minema. Meil oli täna infotund. Küsisin sama asja Michali käest. Ei ole midagi, kõik on hästi. Kõik on hästi, ei ole hästi. Mingi mitte väga esinduslik küsitlus, vist mingi Postimehe gallup, ütleb, et 48% Eesti inimestest on otsustanud või kaalub Eestist lahkumist. See on ju katastroof, kulla inimesed. See on pool rahvast tahab ära minna, sest see riik on neile vastumeelne. Ja siis te tassite siia veel juurde neid, kes seda riiki vastumeelseks muudavad. Ja räägite, kuidas meil on tööjõudu vaja ja kuidas on meie majandusele vajalik ja kuidas meie majandus puhkeb õitsele. Ei puhke õitsele. Ei puhke õitsele. Vastupidi, stagneerub. Ja minu küsimus on teile veel kord. Kas te olete valmis, et järgmises Riigikogu koosseisus tuleb päevakorda avalikkuse survel vene keele muutmine teiseks riigikeeleks? Kas te olete juba mentaalselt valmis selleks, et registreerida ennast vene keele kursustele? Sest teil on seda vaja. Te ei saa hakkama siin. Mul on näide. Eelmisel nädalal käisin ühes poes, läks kassa juures aega kliendikaardi vormistamisega, tekkis väike järjekord ja ma ütlesin, et sõbrad, minge teise kassasse, seal kassiir on vaba. Vahtisid molud pikad, keegi midagi aru ei saanud eesti keelest. Sabatši ja sõkk, teate küll, eks ole ju, koera keel. See ei ole inimese keel, see eesti keel. Vahtisid ja vahtisid seal. Siis lõpuks üks naisterahvas taipas, et seal on teine kassa veel. Läks sinna, siis panid robinal kõik sinna. See on Eesti, mida teie loote. See on Eesti, mida teie hävitate. Ja häbi teil ei ole.
Südametunnistust teil ei ole, vastutust teil ei ole. Nii et slov. Jaa, suur tänu. No ma ütlen algatuseks ilma igasuguste reservatsioonideta ja ilma ka püüdluseta teha suuri sõnu või kuidagi lehvitada kõlavaid loosungeid, et minu hinnangul, minu kindla veendumuse kohaselt tuleks ERJK kui organ üleüldse likvideerida. See on värdmoodustis, mis pole ennast õigustanud ja tegelikult selle ülesanded saaks väga rahulikult ära jagada kas õiguskantslerile või Riigikontrollile, mis on põhiseaduslikud institutsioonid ja saaksid tunduvalt suurema usaldusväärsuse pinnalt neid samu ülesandeid täita. Ebavajalik moodustis, mis tuleks likvideerida. Mitte sellele volitusi juurde anda. Nüüd, mis puutub konkreetset eelnõu, siis peab ka ütlema, et selles on ikkagi põhimõttelised puudused nii selle näol, mis sinna on kirjutatud, kui ka selle näol, mida sinna ei ole kirjutatud. Ja ma mõningatel nendest peatun. Esiteks on äärmiselt kahetsusväärne, nagu täitsa tõsiselt kohe, et ei ole võetud tõsiselt õiguskantsleri absoluutselt põhjendatud ettepanekut kaotada ära juriidiliste isikute annetuste lauskeeld. Mitte mingit ratsionaalset põhjust, miks selline keeld peaks eksisteerima, ju tegelikult ei eksisteeri. Kui tahavad mingisuguse ettevõtte omanikud teha annetuse, siis nad võivad seda teha rahulikult ka eraisikutena, maksavad endale dividende ja teevad annetuse näiteks. Või teevad selleks muu viisi. Mis hüve see teenib, et ei saa juriidilised isikud annetada, kui annetused on avalikult deklareeritud? Kui kardetakse, et mõne juriidilise isiku mõju võib osutuda liiga suureks, siis saab ju sätestada ülempiiri, palju üks juriidiline isik võib 1 aasta jooksul annetada. Aga lauskeeld kui selline on väga suure tõenäosusega, ma osutan, vastuolus ka põhiseadusega. Sellepärast, et öelge nüüd mulle palun näiteks üks põhjus, miks näiteks mingisugune loomakaitsjate ühing ei või enne valimisi öelda, et meie soovitame näiteks toetada nendel valimistel sotsiaaldemokraatlikku erakonda, sellepärast, et nemad seisavad kõige rohkem meile oluliste põhimõtete eest. Miks mingisugune ettevõtjate esindusühing ei võiks öelda enne valimisi, et meie soovitame toetada, ma ei tea, kas Isamaad või EKRE-t või Reformierakonda või Eesti 200 või parempoolset või keda iganes, sellepärast, et meie arvates nemad toetavad kõige paremini ettevõtjate huve. Miks näiteks sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks ei või öelda järgmiste valimiste eel avalikult välja, et me kutsume üles toetama näiteks EKRE-t või näiteks Isamaad või minu poolest kedagi kolmandat, see pole praeguses olukorras tähtis, sellepärast, et nemad lubavad seista selle eest, et ei kehtestataks näiteks vaenu õhutamise keeldu, ei kriminaliseeritaks. Mis on see põhiseaduslik argument, millele toetudes võib öelda, et kodanikud, kes on koondunud organisatsiooni endale oluliste põhimõtete kaitseks, ei või valimiste eelsel ajal öelda, et vaat, näete, see või see või see partei seisab kõige rohkem meile oluliste põhimõtete eest, toetage neid. Kusjuures kõige jaburam on kogu selle asja juures see, et kui näiteks see kodanikuühendus viib ellu kampaania, kus ütleb, et toetage näiteks parteid A või partei B, või ta isegi ei nimeta konkreetseid erakondi, vaid ütleb, et toetage neid erakondi, kes seisavad vastu vaenukõne kriminaliseerimisele, sest meil on oluline sõnavabadus, ja see kampaania ERJK poolt hinnatakse suurema väärtusega olevaks kui 40 000 eurot, siis saate aru, mis nüüd saab teha? Saab algatada kriminaalmenetluse selle organisatsiooni vastu, kes sellist kampaaniat ellu viis, ja saab algatada kriminaalmenetluse selle partei suhtes, kes siis arvatakse olevat selle kampaania tegelikuks nii-öelda kasusaajaks. Kriminaalmenetluse. Mille eest? Selle eest, et kodanikud ütlevad, et seisame meile oluliste põhimõtete eest ja toetame erakondi, kes austavad neid põhimõtteid. Kuidas on see kooskõlas põhiseaduse paragrahvis 45 sätestatud õigusega sõnavabadusele? Minu pähe see nagu mitte kuidagi ei mahu. Seda enam, et keelatud annetuseks saab tembeldada, nagu öeldud, lihtsalt seismise oma tõekspidamiste eest, ilma et kellelegi oleks loovutatud mingisugust reaalselt varaliselt hinnatavat hüve. Ma palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Edasi. Eelnõuga antakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile õigus nõuda dokumente kolmandatelt isikutelt. Kusjuures ei ole määratletud ära, millistelt kolmandatelt isikutelt võib dokumente nõuda, ei ole määratletud ära, milliseid dokumente võib nõuda. Ega ei ole määratletud ära ka seda, millistel asjaoludel võib kolmandatelt isikutelt dokumente nõuda. Lihtsalt blanketne loa andmine
võib nõuda ka kolmandat isikut, võib kohustada ka kolmandat isikut esitama komisjoni määratud mõistlikuks tähtajaks dokumente ja teavet. Mis põhimõtteliselt tähendab siis seda, et piiramata ringilt kolmandatelt isikutelt võib hakata nõudma piiramata ulatuses dokumente. Pole, mingit määratlust ei ole, piirangut ei ole. Lihtsalt on piiranguna kirjutatud ainult nii palju, et kolmandalt isikult võib nõuda dokumente ja teavet, kui on alust arvata, et isikul on järelevalve teostamiseks vajalikku teavet. Ehk siis, kui näiteks Ando Kivibergi või Priit Sibula või Lauri Läänemetsa suhtes tuleb mingisugune kaebus erakondade rahastamise järelevalve komisjonile, et teate, minule teadaolevalt on nende lähedastele isikutele tehtud suures ulatuses ülekandeid selleks, et nad saaksid sellest rahastada oma kampaaniat, siis võib erakondade rahastamise järelevalve komisjon näiteks öelda, palun, nii, kõigi kontode väljavõtted eelneva aasta või 2 või 3 jooksul. Sest meil on alust arvata, et teile võib olla tehtud selle või selle kampaania toetuseks annetusi. No see ei ole ju normaalne. Nii ulatusliku volituste andmine ERJK-le, mis pole isegi uurimisorgan. Ei ole vastuvõetav selline asi. Edasi, kohustuse kehtestamine kanda keelatud annetus riigi tuludesse. No, ma ei tea, jällegi toon hüpoteetilise näite, ma ei ole seda läbi mõelnud, aga lihtsalt käigult mõtlen. Üks kodanikuühendus on kutsunud üles toetama konkreetset erakonda sellepärast, et tema seisab selle eest, et säiliks austus sõnavabaduse vastu. On saatnud laiali, ma ei tea, näiteks mingisuguseid flaiereid ja nüüd ERJK hindab, et selle kampaania kulud on ületanud üle 40 000. Keegi pole mitte mingit raha saanud. Sellel erakonnal ei ole mingisugust reaalset annetust tehtud. Ja ometi kehtiva siis eelnõu kohaselt muudetud seaduse kohaselt peaks siis nüüd see erakond, mida justkui on kutsutud toetama, kandma siis rohkem kui 40 000 eurot riigi tuludesse, olgugi ta ei olegi mitte mingisugust raha saanud. Ehk siis võetakse raha, mida pole makstud, erakonnalt, mis pole seda raha saanud, ja kohustatakse teda seda raha kandma riigi tuludesse. Ma ütleks täiesti röövellik käitumine. Edasi, kõik, mis puudutab sidusorganisatsiooni. Kolleeg Helir-Valdor Seeder juba osutas, eks ole, et kui näiteks erakond Isamaa valimiste-eelsel ajal deklareerib, et meie tunnustame kodanikuühendust nimega SALK enda sidusorganisatsioonina, siis sellega pannakse sellele sidusorganisatsiooniks saanud organisatsioonile kohustus hakata raporteerima kõiki tulusid, mis nad on saanud, eks ole, avalikult. Olgugi, et see sidusorganisatsioon ise pole mitte mingisugust nõusolekut väljendanud selle suhtes, et see sidusorganisatsioon olla. Et seegi on ju täiesti jabur olukord. Aga ma tulen tagasi oma sõnavõttu algusesse, ERJK tuleks likvideerida, tema ülesanded tuleks anda kas Riigikontrollile või õiguskantslerile ja absoluutse miinimumina tuleks tühistada juriidiliste isikute annetuse keeld vähemalt kodanikuühendustele, mis peavad saama põhiseaduse kohaselt seista enda maailmavaateliste veendumuste kaitsel. Aitäh!